Kvisenthali linnaosa on olnud kui Tartu eliitrajoon. Senisele eramajadega esimesele arendusele järgnes aga arhitekt Tiit Silla loodud teine järk, kus ongi väikesemahulised korterelamud. Siia ostnud korterite omanikel ei tasuks karta, et tulevad suuremahulised tornmajad ja ka kaubanduskeskusi, kui selliseid siia ei ole planeeritud. Küll on aga planeeritud lasteaed, perearstikeskus ja kauplus. Meie keskendume täna kaunitele puidust kortermajadele, mis kannavad nime Klaose majad. Tänasel hetkel on plaanis 6 korteriga maja, ehk siis 36 korterit. Antud hetkel on valminud 2 maja 12 korteriga. Aprillikuus alustatakse järgmise 2 maja fundamentide ehitamisega. Majad peaksid valmima septembriks ja siis viimased 2 võiksid talveks 2019-2020 valmida. Väga hea sisekliimaga korterites on gaasiküte. Praegu valminud majades on veel vaid 5 vaba elamispinda. Ülejäänutes on aga juba pered sees. Üks oluline samm, mille arendaja ettevõttis, on tipptasemel köögitehnika ost kõikidesse korteritesse. Jah, meil on kõik korterid varustatud Schmidti köökidega. Köögitehnika poole pealt on meil Smeegi induktsioonipliit, Smeegilt ka ahi, Scanbergi nõudepesumasin ja Electroluxi külmik. Majades on kõik korterid 3-toalised. Suurus on 62-63 ruutmeetri vahel. Erinevus on ainult planeeringutes. Kui esimese korruse korterites on planeering elutuba koos köögiga, siis teise korruse korterites on köök viidud elutoast eraldi. Terrassi suuruseks on circa 10 ruutu, esimese korruse terrass on 20 ruutmeetrine. Tartlastele tundub, et praegusel ajal on linnas uusarendusi rohkem kui kunagi ajaloos. Selgub, et see vastab ka peaaegu tõele. Kui me vaatame valminud eluruumide arvu ja ruutmeetrid ja võrdleme neid siis buumiaegse ajaga, siis tegelikult meil ei ole 2005. aasta numbrid ei ole veel löödud. Antud hetkel on väljastatud ehitusluba circa 780 korterile. 2005. aastal oli see arv üle 800. Trendikad uued kodud toob teieni kinnisvaraportaal City24.